Tervist, Marko siinpool ja täna räägin teile helist. Õigemini ootan ka teie tagasisidet, et mis teie arvate. Nimelt, mulle valmistab probleemi, õigemini mind häirib pikemat aega juba see, kuidas salvestatakse või edastatakse siis heli näiteks live-kontsertitel. Vaatasin just eile ühte kontserti, õigemini kogemata nägin neist lõppu ja lihtsalt halb. Ja panin arvutist pärast või ülekande ajal, siis sättisin receiver'i erinevaid seadeid, lüüdsin osad kõlarid välja, osad sisse, edasi-tagasi ühte teistpidi. Väga kehva. Kõrvaklappidega proovisin, ütleme nii, et vähemalt kuuled, mis sõnad on, aga halb on ikkagi. Et kui ma vaatan näiteks ükskõik millist muud välismaist salvestust, kus on ka siis, ütleme, kuulsad professionaalsed esinejad, eks ole, tuntud lauljad ja võtame nüüd need Eesti tuntud lauljad, et neile tehtaks ka siis selline live salvestus, mis nagu kõlbaks vaadata, õigemini kõlbaks kuulata, sest et kui see on muusika, siis see on väga oluline. Siis eestlastel, ma ei tea, ei õnnestu, et kas pole helimehi või võtakse see heli kuskilt X kohast välja, keegi seda ei säti, ei katsu kohendada. Tõenäoliselt on see algmaterjal juba nii halb, et seal polegi midagi paremat teha, et ma vähemalt loodan nii, et pigem äkki siis ei saa paremaks, aga see kordub nagu pidevalt, et see Eesti laul nagu, kus on ka heli tihtipeale olnud nagu kehvakene, see on ikkagi, ütleme nii, et Eesti mõistes päris hästi, kui me võrdleme ükskõik millist muud salvestust, mis on siis mingisugune kontsertsalvestus, mis Eestis tehakse, siis neid ei kannata ennast üldse kuulata. Aga miks? Mille pärast, et kas tõesti siis Eestis puuduvad teadmised, oskused, äkki on tühi turg, et keegi läheb ja õpib endale selle eriala, et ega see on päris keeruline tegelikult, et ma ei teagi täpselt, et kui põhjalikult seda siin Eestis õppida saab ja kas üldse, et olen minagi siin ise tarkuses siin aastaid ja aastaid õppinud ja püüdnud oma YouTube'i videote heli paremaks saada ja on olnud pikk õppimise protsess, aga vähemalt nüüd ma saan aru, et kust see heli tuleb, kuhu ta läheb ja et temaga peaks vahepeal ka midagi tegema, et ta muutuks paremaks. Ja ma oletan, et siis need, kes teevad selliseid live-ülekandeid, need on minust 10 ja 100 korda targemad ja oskaksid seda heli nagu paremini sättida, aga kõlab küll nii, et tahaks sinna minna ja neid heebleid kuhugi teise kohta kruttida või ühest teisest kohast maha tõmmata ja mõnes kohas siis peale lükata, et ma ei tea. Tõesti, vannun ja kirun siin teile ja ma ei tea, kas olete juhtunud vaatama, aga kui mina olen juhtunud mõnikord vaatama midagi sellist, siis ega keeran ära tegelikult. Keeran selle kanali ära ja halb on lihtsalt. Mitte midagi head või nauditavalt sellest live-kontserdist tegelikult ei saa, et ma vaatan tegelikult suhteliselt palju neid välismaiseid live-kontserte, just sellepärast, et on hästi tehtud. Seal on see muusika, heli, nii-öelda siis vokaal, kui ka pillid, kõik on kuulda, kõik on tasakaalus. Eestis need tasakaalus ei ole vist küll peaaegu kunagi, et oleks nii-öelda, et mõlemad siis õiges kohas nagu inimese kõrva jaoks või võib-olla minu kõrva jaoks, et ma ei tea, võib-olla mul on midagi viga lihtsalt need kõrvadel. Aga või ma ei tea, kuidas neid kuulama peaks, et mis asjaga, et tõesti häirib mind ja ühe asja toon veel välja, mis mind veel häirib. Küll natukene vähem, sellepärast ma neid üldse ei vaata, et need on Eesti mängufilmid. Et ka nende helile tahaks öelda seda, et tahaks subtiitrid alla, aga millegipärast eestlastele subtiitrid ei tooda. Näiteks kui sul on vaadata ingliskeelset filmi, siis sa saad subtiitrid alla panna, et tahangi inglise subtiitrid lisaks, et okei, väga mugav, et
igasuguseid aktsente on ja mõnest on väga raske aru saada, see on hea, lasta suuplid alla, et okei, supakatest toed, okei, tüüp ütles seda, et mingi hõngõrõ-põngõrõ aktsendiga. Aga Eestis, kui on selline olukord või lihtsalt halb helisalvestis nii-öelda või see nii-öelda heliriba sellel filmil, siis seda ei saa. Et minu meelest oleks aeg see asi nagu ümber vaadata ja teha ka eestlastele eestikeelsed subtiitrid. Lihtsalt sellepärast, et halb on ja muidugi ka sellepärast, et näiteks võõrkeelsed inimesed saaksid siis teksti ka vaadata, et äkki on neile abiks, et ma usun küll, et tasuks selle peale mõelda tegelikult. Okei, aga jah, nii et võib-olla keegi teab, et mis põhjusel see Eesti live-kontsertide heli nii halb on ja tihti peale ka Eesti filmide heli üsna kehvake kipub olema. Et sõnadest aru ei saa. Aga okei, natuke kirumist siin. Ise ma helimees ei ole ja noh, ega ma ei taha ka siin nüüd kive teiste kapsajagu loopida, et ma kujutan ette, et see on tegelikult suur ja keeruline töö, aga ma arvan, et midagi selle taga peab olema, et kas siis see ülesseadmise probleem, et mis ja kuhu paigutatakse tehnika probleem või siis ikkagi selle tihendi probleem, kes seda tehnikat seal reguleerib, et kuskil see mingi kitsaskoht peab olema, et meil see jätkuvalt nende live-ülekannete, muusika live-ülekannete heli on suhteliselt kehva. Nii et kes äkki läheb välismaale, omandab palju teadmisi ja oskusi ja tuleb lööb siin platsi puhtaks. Et ootame paremat heli. Nii et kõik head teile ja järgmise korrani. Näeme!